sinu tõotused on nii suured. Ja issand, sa oled tõotanud meid mitte maha jätta. Issand, sina oled meie juures ka siis, kui sõbrad meid maha jätavad ja lahkuvad. Aga issand, tänu sulle, et sina ei jäta meid kunagi maha. Ja Jeesus, me tahame sind tänada ja kiita, ülistada tänasel päeval ka, rääkida sinu heldusest, rääkida sellest, kui ustav sina oled, issand, rääkida sellest, mida sina oled veel tegemas. Ja issand, me tahame ka usus kuulutada seda, issand, tänase hommikul siin. Et see koda saab täidetud, Jeesus, sinu inimestega, keda sina oled kutsunud ja päästnud ja toonud enda juurde, kellel on igatsuse janu elava Jumala järele, kellel on igatsuse janu, issand, püha vaimu järele, kellel on igatsuse janu Jumala sõna järele, issand, osaduse järele, kaasusklikega, issand, me täname, Jeesus, et sa tood esile kõik need inimesed ja issand, me teame, et see koda jääb väikseks veel. Ja issand, me näeme, Jeesus, et sa oled head tööd alustanud selles linnas ja oled tegemas seda ja Jeesus, me tõesti täname, kiidame, et sina oled siin ka täna püha vaimu läbi. Ja issand, me ütleme, tere tulemast sulle püha vaim, issand, tule ja puuduta meid oma sõna läbi. Issand, tule puuduta meid vaiksete sosinate läbi, mis sa meie kõrva räägid. Issand, tule ja tervenda ja puuduta ja kanna meid igat üksikut. Õnnista ka neid, keda täna pole saanud tulla siia erinevate põhjustel, kes on tervisega hädas, kes on oma puhkusreisidel või kes on mitmete küsimuste ja probleemide juures, kelle pole aega tulla, issand, õnnista ka neid. Ja issand, me täname, Jeesus, et sina oled ka nende juures, kes igatseks olla siin, aga ei ole saanud tulla. Jeesus, me täname sind, et sina oled meie keskel, sina oled meie juures. Ükskõik, kus me iganes oleme. Issand, sina otsid neid, kes sind otsivad. Ja issand, sina näed igatsevad hingi ja täidad kõik me vajadused ülirohkesti. Issand, sinu nimi olgu kiidetud, ülistatud ja tänatud nii täna kui igavesti. Aamen. Nii, võime istuda. Ma ütlesin oma prillid koju, aga neid siin ühe teised õnneks. Et väga hea sobib, aitäh. Nii, aga täna tänu see prillidele saame jõugada Jumala sõna jälle ja mõtiskleda selle juures ja avada oma südaga tähele panema, mida Jumala vaim tahab meile nagu selle läbi ka kõnetada ja vastu rääkida. Ja mõtted, mille juures ma olen olnud viimastel päevadel, on Johannese evangeelmi 15. peatükk. Ja ma loen mõned salmid siit. Ja Jeesus ütleb, mina olen tõeline viinapuu ja mu isa on aednik. Iga oksa minu küljes, mis ei kanna vilja, lõikab ta ära. Ja iga ühte, mis kannab vilja, ta puhastab, et see kannaks rohkem vilja. Teie olete juba puhtad sõna tõttu, mida ma teile olen rääkinud. Jääge minusse ja mina jään teisse. Nii nagu oks ei suuda kanda vilja oma ette, kui ta ei jää viinapuu külge, nõnda ka teie, kui te ei jää minu külge. Mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minust lahus ei suuda te midagi teha. Kes ei jää minu külge, heidetakse välja nagu oks ja ta kuivab. Ja nad kogutakse kokku ja visatakse tulle ja nad põlevad ära. Kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mida te iganes tahate ning see sünnib teile. Selles on minu isa kirgastatud, et te kannate palju vilja ja saate minu jüngriteks. Nõnda nagu isa on armastanud mind, olen minagi armastanud teid. Jääge minu armastusse. Kui teie peate minu käske, siis te jääte minu armastusse. Nõnda nagu mina olen pidanud oma isa käske ja jään tema armastusse. Seda ma olen teile rääkinud, et minu rõõm oleks teis
ja teie rõõm saaks täielikuks. Minu käsk on see, armastage üksteist, nagu mina olen armastanud teid. Ei ole olemas suuremat armastust kui see, et keegi annab elu oma sõprade eest. Teie olete mu sõbrad, kui te teete, mida ma teid käsin. Ma ei nimeta teid enam orjadeks, sest ori ei tea, mida ta isand teeb. Teid olen ma nimetanud sõpradeks, sest teile olen ma andnud teada kõik, mida ma olen kuulnud oma isalt. Teie ei ole valinud mind, vaid mina olen valinud teid. Ja olen seadnud teid, et te läheksite ja kannaksite vilja ja et teie vili jääks. Mida te iganes isalt palute, seda ta annab teile minu nimel. Selle käsu ma annan teile, armastage üksteist. Aamen. See on selline pikk lõik ja Jeesus räägib ühest tõelisest viinapuust ja ta ütleb, et mina olen see. Ja ta ütleb, minu isa on aednik. Ja isa, Jeesuse isa või Jumal taevas on siis see aednik, kes hooldab seda aeda. Ja vaatab, kuidas see viinapuu kasvab, kuidas tema oksad ja lehed ja võrsed tekivad ja see vaatab ka, kuidas selle viljaga lood on. Kui meie oma aeda paneme mingisuguse viljapuu või põõsa, miks me seda teeme? Et ikka vilja saaks sügiselt. Et saaks süüa, kas teeme purki moosi või jagame kellegi teisele, sööme toorelt või küpselt, aga me tahame seda vilja tegelikult. Et see vili on see, mille pärast me tegelikult puu istutame. Ja siin on toodud ka viinapuu või viinamarja nagu puu. Ja kui te olete näinud seda, Lõunamaal kuskile vahel Eestimaal juba kasvab ka need viinapuu istandused, siis seal on niimoodi, et see üks tüvi tõb üles ja siis lähevad nagu harud laiali. Ja iga haru pealt tulevad võsud püsti niimoodi. Ja sügiseti lõigatakse need ülearused oksad kõik maha. Ja jääb sinna kõnt püsti põhimõtteliselt ainult. Seal 4 nagu vart teeb otsa külge kinni sinna ja ülejäänud võetakse kõik maha. Sest kui seda ei tee, siis see läheb metsikuks ja siis ta ei kanna enam vilja. Ja siis seda vili jääb väga kiduraks ja viletsaks. Ja kui ta väga puhma läheb, siis ei saa viinamõrra kobada enam päikest. Ja siis see mari jääb hapuks ja need spetsviinamõrra kasvatajad räägivad, et kus kõige parem istandused on ja kus päike õige nurga alt tuleb, mitte üldse ülevalt, üleval lehed ees, aga külje pealt tulevad, et need viljad saaksid magusad. Jeesus ütles, et mina olen viinapuu ja teie olete oksad. Jääge minusse ja mina jään teisse, ütleb ta. Ja ütleb, et oks ei suuda kanda vilja oma ette, kui ta ei jää viinapuu külge. Me võime oksa ära lõigata vaasi panna, ja natuke aega ta on ilus ka seal, aga ta ei hakka kunagi seda vilja kandma. Ja varem vilja ta kuivab tegelikult ära, sest ta keskkond ei ole see, mis on siis, kui ta on puu küljes. Me vahest toome kevadel siin 4 pühi aeg kaset sisse ja mõtleme, et kas ta nüüd hommikuni peab vastu või ei pea vastu, paneme ämbriga alla veel, no igaks juhuks veel kannab, ütleme, aga sealt ei tule rohkemat midagi, kukuvad lehed alla. Ja sama on ka, mida Jeesus räägib tegelikult. See sama pildi, mis on tolle inimeste väga arusaadav tegelikult. Et see oks, mis ei ole viinapuu küljes, see kuivab ära. Ja ta ütleb, et tegelikult on oksi, mis on seal küljes, aga need lõigatakse ära. Jeesus ütleb, et vilja kandmine on oluline tegelikult ka meie elus. Ja küsimus ongi see, et millist vilja me kanname. Kui lugeda veel eespoolt pisut Mattuse evangeeliumist, Jeesus räägib ka
lugu, kus ta räägib oma mäejutluses, et valeprohvetitest ja ütles, et tema viljast tunnete nad ära, et nad on küll nagu lambad väljapoolt, aga seespoolt nende teod on nagu huntidel. Ja meie oma elus ka kohtume erinevaid inimesi ja kui me mõtleme, kas ta on Jumala inimene või mitte Jumala inimene, kas ta on Jeesuse küljes kinni või mitte, siis üks asi, mis nagu näitab ära, on see, mis vilja ta kannab, mis elu ta elab selles mõttes. Ja selles mõttes Jeesus on nagu väga tõsiselt toob selle küsimuse välja, et kui te minu külje olete poogitud, te ei saa kehvat vilja kanda. Ja ta ütleb mitu korda seda, et kes jääb minusse ja mina temasse. Meie üks suur küsimus peaks olema igal päeval, kuidas olla Jeesuse küljes, temaga ühenduses. Ja mis toob meid Jeesuse juurde või mis hoiab meid Jeesuse juures, mis hoiab selle viinapuu küljes Jeesuse Kristuse juures. Meil on elus väga palju asju, mis meid kinni hoiavad enda juures. Ja sageli inimestega kokku saades me võime nagu näha seda, millest ta rääkima hakkab esimesena. On see töö, on see lapsed, on see lemmikloom või on see mingisugused hobid. Siis me näeme tegelikult, või mõni film või mingisugune raamat, me näeme tegelikult, kus tema mõtted kinni on. Kui täna mõelda, siis tuleb mõni inimene meelde viimase nädala jooksul või kuu jooksul, kellega sa kokku said ja sa hakkasid rääkima vaimulikest asjadest. Ja tunnistama midagi, mida sa oma elus oled tegelikult kogenud. See on nagu selline hea nagu eneseanalüüsi harjutus, ütleme tänasel päeval. Et kuidas me ise mõtleme või millest me nagu, et kui me räägime seda, mida me näinud oleme, kuulnud, vaata, mida see tegi, vaata, mida teine ütles, siis miks me ei räägi seda, mida Jeesus tegi ja mida Jeesus ütles? Jeesus ei pahanda selle peale, kui teda taga räägitakse selles mõttes, sest Jeesus teeb ainult head tegelikult ju. Meie elus ka. Räägime nii-öelda Jeesust taga, võiks öelda. Mida tema on head teinud meie elus? Jeesus ütleb ka, et üks asi, üks käsk, ta on nagu sellest kirjakohas ütleb 2 käsku tegelikult lugeda, mida ta ütleb, et te läheksite ja kannaksite vilja ja te vili jääks. Ja teine ütleb, et armastage üksteist. Ja see on nii huvitav. Teie olete mu sõbrad, kui teete, mida ma teid käsin. Me saame olla Jeesusega sõber. Meil on üks hea sõber, kes tuleb ja aitab. Ja ta 2 korda on öeldud, ja kui te palute mind. See on nii huvitav. Ja kui me oleme Jeesuse läheduses, siis Jeesus kuuleb, mida me palume. Kui me tuleme Jeesuse juurde ainult siis, kui meil mingi probleem juhtub või mingi õnnetus juhtub või mingi jama sees seal on sattunud, siis need palvevastused alati ei pruugi tulla. Ja me mõtleme, et palveta sina minu eest võib-olla, lähed kellegi juurde, kes tundub, et on rohkem nagu Jeesuse lähedal. Et äkki teda kuuleb rohkem. Muidugi teda kuuleb rohkem. Aga tänasel päeval me võime küsida seda, kas mina olen Jeesusega ühendatud nagu oks tüvega. Ja kui ma leian, et midagi on see vahele tulnud või miski asi ei tööta või midagi ei ole, siis Jeesus kutsub enda juurde. Tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. See on ka üks asi, mis paneb meid vahel mõtlema, kui me oleme vaevatud ja koormatud, kas me oleme Jeesuse lähedal.
vahel ka see vaev ja koorem viib meid hoopis Jeesusest kaugemale. Ja ühel hetkel me võib-olla komistame ja kukume ja ütleme, et Jumal, miks sa meil selle asja oled nagu lubanud juhtuda. Aga me peaks endaks küsima, kas ma olen Jeesuse juures olnud kogu aeg. Vahel Jeesus laseb ka meil juhtuda meie elus ka neid olukordi. Me lugesime, et tema isa on aednik ja tema lõikab ära ka puu küljest, mis tal tundub, et ei ole nagu hea, ei ole ilus. Ja vahel ka meie elus on asju, mis nagu tuleb ära lõigata, mida Jumal lõikab ära meie juurest. Ja selles mõttes ka vahel võib see valus olla meile ka. Vahel on see ebamugav ja vahel võetakse nagu meilt midagi käest ära, mis on meile nii armas olnud. Need puulehed ja suured lehed olid nii ilusad. Nad hoidsid mind päikese eest võib-olla. Aga see vili ei saanud nagu päikest ja siis isa tuleb ja naks teeb. Võtab selle lehe ära eest sealt. Aga tema soovib, et meie kannaksime vilja. Et vili tuleks esile ja vili oleks hea. Üks kidakoht, see 16. salm on ka, mis on nagu mind kõnetanud, tuletab meile meelde, et Jeesus ütleb, teie ei ole valinud mind, vaid mina olen valinud teid ja olen seadnud teid, et te läheksite ja kannaksite vilja ja teie vili jääks. Ja mida iganes isalt palute, seda ta annab teile minu nimel. See on huvitav, et me vahel mõtleme seda, et ma otsustasin hakata usklikuks nüüd. Ma otsustasin hakata nüüd ka selle usu inimeseks, hakata Jeesust uskuma. See ei ole võimalik. Jeesus kutsub ise enda juurde hoopis. Ma võin otsustada küll, aga ma ei jää sinna juurde, kui mul ei ole seda ühendust. Sest ma ei saa ennast ise oksana pookida puu külge, seda peab tegema aednik. Ja see ongi see, et kui me tuleme Jeesuse juurde, siis juba tegelikult tema on meid juba valinud. Ja on seadnud. Ja me läheksime ja kannaksime vilja, et meie vili jääks. Puu tegelikult ei mõtle selle peale, et ma nüüd kõvasti punnitan, et õun tuleks otsast välja sealt nüüd või pidend või ploom higista. Aga kui ta ploomipuu küljes, siis sa tuled ka need ploomid välja. Kui ma olen Jeesuse puu küljes, siis hakkab Jeesus esile tulema, ka minu elus. Minu suhetes või ka minu minu sõnadest ja suust samamoodi välja. See on ka see koht, kus me peame ikka aeg-ajalt vaatama ja mõtlema ja ka meelt parandama, kui vaja on. Jumala vaim seda meel tuletab meile. Meil on kalduvus ära kaduda kuskil lehtede varju ja peitu. Ja vilja kandmine ei ole alati lihtne. Aga tänase päeval, kui me täna ka issand surma mälestamist meel tuletame seda, mida Jeesus on teinud meie eest, kuidas suri meie eest. Ka see on üks koht, kus ma saan ennast läbi katsuda ja seda mõelda, et Jeesus on meie eest surnud. Ta on oma elu andnud, nagu öeldud ka, et ma olen teid selliselt armastanud, et oma elu olen jätnud teie eest. Jääge minu armastusse. Mitu korda ta ütleb siin, et jääge ja kui te ei jää, siis te kuivate ära. Oluline on jääda tema külge. Salmis 6 tuleb täpselt esile see asi. Ja salmis 5 ka. Ja salmis 4 ka. Ütleb Jeesus, et jääge minusse, mina olen teisse. Salmis 5, kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja. Salmis 6 ütleb, kes ei jää minu külge, heidetakse välja. Salmis 7, kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge mida iganes.
Mitu korda Jeesus ütleb, see oluline on see jäämine. Mitte tulemine, vaid jäämine Jeesuse juurde. Tema on valinud meid ja ta tahab, et meie jääksime. Ja meie vili tuleks esile ja ka see vili jääks. Mis on see vili, mida me oma elus kanname või esile toome? See võib olla ka mingi lihtsad sõnad, mingi hea julgustus kellegile, võib-olla kellegi lohutamine. See vili võib olla ka mingi heategu, mille peale me ei mõtelnud, ma lähen ja nüüd annan kellegile midagi, mida ta vajab. Vaid lihtsalt see kuidagi tuleb loomulikult meie seest välja. Ja me ise ei pane tähelegi sageli seda asja üldse, me seda oleme teinud. Istusin eile koos ühe noormehega, meil olime suvelaagris, olime Elva koguduses ja üks noormees hakkas rääkima, küsis, et Margo, et sa mäletad 3 aastat tagasi, meil oli seal Elvas üks bänd oli, tänapäeval bänd on ja seal oli helitehnikut vaja. Ja ma olin tulnud tema juurde, ta ütleb, kuule, sa tahad bändile helitehnikat teha, heli teha. Ja miks sa tulid minu juurde? Miks sa kellega teise juurde läinud? Et miks sa läinud nende meeste juurde palju andekamad, nooremad, tublimad? Ma ei tea. Aga oli vaja ja ma ütlesin, mulle tundus, et sind see asi huvitab ja sa tahad seda teha. Ja ta ütles, et pärast seda ta läks koolis helitehnika ringi 3 aastat, kes helitehnika ringis õppimas seda asja. Ütles, et tänust sellele ta tänasel päeval teeb kogudus helitehnikat. Ta hakkas pilli õppima, ta mängib kitarri praegult. Ta 3 ansamblis mängib kaasa praegult. Ja mõtlesin, et ma ei osanud küll mõelda seda, et see sellise vilja esile toob tegelikult. Et vahel mingi sellised märkamad asjad, mida me ise tähelegi ei pane, aga me julgustame kedagi, me kinnitame kedagi, me lohutame kedagi, me aitame kedagi võib-olla. Mitte selle nimel, et me saaksime ise kuidagi oma viljad esile kuidagi näidata, et vaadake, mis ma kõik teinud olen. Mitte seda, vaid sellepärast lihtsalt, et me tundub, et see Jumala vaim ütleb, et tee seda näiteks või ütle seda. Ja ühel päeval tuleb see vilj esile ja ma võin rõõmus olla tõesti selle noore mehe pärast, kes Jumala riigis teeb väga head tööd praegusel päeval. Ja näiteks ma poleks elu sees tegema hakanud helitehnikat, kui sa poleks palunud mind selle bändi seda tehnikat tegema. Ja see oli selline bänd, see ei olnud see lihtne helitehnika tegemine seal. See on suht keeruline, seal oli palju läbikukkumisi ka. Ja ansambli juht oli ka väga nõudlik. Ja minagi tegin heli seal ja minulgi alati hästi välja tulnud see asi, aga mina ka õppinud pole seda. Aga see on see, mida Jumala vaim teeb tegelikult. See on see vili, mis tuleb meil esile, kui me kedagi nagu julgustame, kinnitame. Ja kui me oleme Jeesuse küljes, siis Jeesuse puudutab erinevaid inimesi ka. Kui sa kõnnid nädala sees inimeste keskel, siis sa jagad oma vilja tegelikult. Kui sa oled hea puu küljes, siis see vili on hea. Kui sa oled kehva puu küljes, siis need viljad on kehvad, neid ei taha keegi tegelikult. Et see on see, kus me tänase päevale ka anname nagu uue igatsuse ja palve Jumala poole, Jeesus, tahame sulle lähemale saada. Tänase päeval me tahame sinu juures olla. Ja issand, me tahame seda head, mida sina oled meie ellu pannud, seda kuidagi jagada ka teistele. Vahel ka märkamatult ja vahel ka teadmatult. Aga Jeesus ütleb, ilma minuta te ei suuda midagi teha. Ilma minuta ei suuda midagi teha, ütleb Jeesus. See tähendab, kui sa tahad midagi teha Jumala riigis, siis sa pead olema Jeesusel väga lähedal. Sa tahad oma elus head vilja jagada, siis sa pead olema talle väga lähedal. Ja kes ei tahaks elada sellist elu, mida iganes sa palud Jumala käest, seda sa saad. Oi, mida sa paluksid kohe selle peale.
kohe paneks pika nimekirja ette, onju. Aga kui sa oled Jeesuse lähedal, siis sa enam ei taha pika nimekirja küsida tema käest. Ma saaksin sinu lähedal veel lähemale saada tegelikult. See on üks igatsus, mis tuleb. Sest et kui sa Jeesusele lähemale saad, siis see kõik maine asi tegelikult jääb nagu tahaplaanile. Sa ei hakka mõtlema, et oleks vaja autot, maja ja mida iganes, veel suvila ja jaht ja veel mootorratas ka võib-olla ja kõik muu. See ei ole enam absoluutselt enam üldse see, mida sa paluksid. Aga siis sa paluksid, et saaks ma veel kedagi aidata, saaks ma veel kedagi julgustada, saaks ma veel kedagi juhatada Jumala lähedale, Jeesuse juurde. See on sinu palve, kui sa oled Jeesuse lähedal. Ja Jeesus julgustab oma jüngreid. Kui edasi lugeda 15. peatükis, ta ütleb, maailm vihkab teid, aga teadke, ta on mind vihanud enne teid. Ja ta ütleb siin hiljem veel edasi, kui tuleb lohutaja, kelle ma teile isa juures saadan, tõe vaim, kes lähtub isast, siis tema tunnistab minust ja teiegi tunnistate, sest te olete olnud minuga algusest peale. Seda ma olen rääkinud teile, et te ei komistaks. Meie ümber on palju tänasel päeval ka sellist ärevust. Ja ma usun, et meie ühiskonnas on ka hästi palju ärevust, et mis edasi saab. See maailm on kuidagi laiemalt võttes riikide vahelisi pinged, olukorrad, kes kellega tülis, kes keda ähvardab, kes keda hirmutab. Ja me sageli ei tea, mis homne päev toob meile. Aga me teame, et Jeesus on meiega, kui me oleme tema enda ellu kutsunud. Kui me oleme ennast talle üle andnud, kui me oleme selle viinapuuga ühenduses. Ja olgu see meie igatsus ja palve, et Jumala vaim tuleks meie juurde. 16. peatüki 13. salm ütleb, aga kui tema tõe vaim tuleb, juhib ta teid kogu tõesse, sest tema ei räägi iseenesest, ta räägib, mida ta kuuleb ja kuulutab teile tulevusi asju. Tema kirgastab mind, ta võtab minu omast ja kuulutab teile. Tõe vaim, Jumala vaim tuleb ja juhib meid kogu tõe sisse. Me vajame Jumala vaimu juhtimist iga päev. Ja võime paluda ka tänase päeval, et Jumala vaim juhiks meid järgnevalt sellel nädalal eelolevatel päevadel ja aegadel ja et me ka kogudusena võiksime olla need, kes on Jeesuse kui viinapuu küljes tihedasti seotud. Ja tänase päeval ka me võime tulla Kristjan surma mälestamise lauaosaluse juurde ja tunnistada seda ja nagu uuesti pühenduda selles, et jah, ma tahan olla Jeesus sulle veel lähemal. Ma tahan saada sinuga rohkem lähedasemaks. Ma tahan sinuga olla rohkem ühendatud. Ja anna mulle andeks, kui ma olen midagi valesti teinud. Ja lõika ära need oksad ja need lehed, mis ei lase ka vilja kanda sulle. Issand, julgustagu, õnnistagu meid jätkuvalt. Aamen.